Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena. Ja mina olen Gertrud. Tänast episoodi on Treffipihis nõutud juba kuid. Ja seepärast on meil täna külas 11 E-klassi õpilast, kes korraldasid see aasta 141. palli. Meie ees on Karolin Peeba ja Pauliine Issak. Aga aitäh, Karolin ja Pauliine, et te tulite meie podcasti ja meil ongi siis esimene soojendusküsimus, et mis on teie lemmik aeg või sündmus aastas? Kui mõelda nagu ajale, siis minu lemmikaeg on võib-olla just see, kui on kevad ja siis läheb nagu üle suvele, siis on just, mulle meeldib see, et kõik on nagu õues siin kooli ees ja õpivad ka väljas ja nagu, et sul on võimalus õppida väljas ja samal ajal päevitada, nii et ma ütleks, see on mu nagu kõige lemmikum aeg. Ma arvan, et mul on ikkagi suvi. Ei ole seda vara ärkamist ja nii palju õppimist ja natuke vabam elu. Nii et sa naudid seda aega praegu, mis on? Jah, kui oleks praegu natukene ilusam ilm kui vihmane, et võiks olla ilusam. Selge. Kas teil juba selle aasta esimene suplus on tehtud? Ei ole. Aga mis peaksid need tingimused siis olema, et teid vette saada? Ma arvan, et ma ei tea, vesi peab olema mingi 30 kraadi, sest mina ei lähe külma vette, ma kardan külma, nii et jah. Ma arvan, et mul praegu ei ole isegi nagu ilmas see takistus, et ma mingid aastad tagasi olin isegi seal aprilli lõpus juba meres tegelikult, et hetkel on pigem nagu ajaline faktor see, et ei ole jõudnud, aga muidu praegu võib küll minna. Koolis te õpite, kodus te siis magate. Mis on siis kolmas koht, kus te hästi palju aega veedate, nii-öelda nagu kodu? Trenn. Ma arvan, meil mõlemal on trenn, jah. Et trennis veedan umbes sama palju aega kui koolis. Ja. Mis trenni te mõlemad teete? Mina teen võrkpalli. Mina käin kergejõustikus. Mitu aastat olete juba teinud? Mina olen teinud 5 aastat. Mul käib ka 5 või 6, täpselt ei teagi. Konkureerite seal oma aladele. Jah. Mis on kõige ägedam kontsert, kus te olete käinud? Ma ütleks, et ma just nüüd kevadel käisin Berliinis Berliozi kuulamas. Paljud ei tea, see on siuke jazz house, et väga lahe bänd ja väga mõnus oli. Ütleks, et kindlasti parim kontsert. Ma arvan, et mul on meelde jäänud, kas see oli nüüd eelmine või üle-eelmine suvi, kui ma käisin Pärnus Kristjan Järvi ja ma mäletan, mis selle orkestri nimi oli, aga nende ühiskontserdil, mis mulle väga meeldis. Ma ei tea, kas te mäletate neid ammuseid aegu, aga teie kõige esimene reis, kus te välismaal käisite? Ma ütleks, et ma olin tõesti liiga pisike, et seda mäletada. Et üldiselt käisin väiksena suht palju reisidel ja ei mäleta enamustest mitte midagi. Kahjuks. Aga mis on siis kõige nagu esimene mälestus, mis võib-olla lihtsalt selline Tais kuskil lämbes õhtus ujumine on nagu mul siuke esimene, mis tuleb meelde praegu. Wow, päris eksootiline koht. Kuhu esimesena? Wow. No eks ma seal mingi Soomes või Lätis kuskil varem ka käisin, aga ma arvan, et esimene selline suurem lennukiga reis oli mul Portugali, kus me siis käisime perega ja vanema ja vanaisaga ja olime seal mere ääres ja ka linnas Lissabonis. Kas sellest on mingi erksam mälestus ka meeles? Ma mäletan, et me käisime seal kuskil mis see on? Okeaarium või? No mingid suured kalad. Jah, sorry. Kus on suured kalad ja värgid, nii et jah. Vot, aga see oli meie väike nii-öelda see soojendusrubriik. Meil siin, enne kui me päris asja juurde lähme, siis väike ülevaate meie kuulajatele, et palun tutvustage ennast paari sõnaga, kes te olete. Okei, no ma olen Pauliine Isak ja ma käin siis 11. C-klassis
ja nagu me ütlesime, oleme tegeleme spordiga palju. Nii et kindlasti see on üks suur asi minu elus. Ja jah, oleme siin sellepärast, et siis, et me korraldame Karoliniga palli, sellest palli. Nii et jah. jah, mina olen Karolin Peebo, käin ka 11. E-klassis. Varasemalt, nagu Pauliina juba mainis, tegelen kergejõustikuga. Täpsemalt jooksen sprinti, tõukan kuuli ja heidan ketast ja vasarat. Ja põhikoolis käisin Tamme koolis. Ja Tamme. Elan Tartus. Õpin praegu gümnaasiumis ja jah. Päris kokkuvõtlik. ja, aga kui nagu te ütlesite, siis tänane teema, siis meil on palli korraldamine, mida te see aasta tegite. Aga alustame algusest. Kuidas, ja alguses saab ikkagi teie treffnerisse astumisega, et kuidas teil te esimesed nädalad või kuud või kuidas oma klassiga välja nägid? Ma ütleks, et küllaltki niimoodi, et kuna 1. septembril ma siis läksin kooli, ma ei teadnud mitte kedagi siit. Ja siis mulle kõrvale istus hästi armas tore tüdruk, kes on siiani üks minu parimatest sõpradest nüüd ja ma ütleks, et temaga ma veetsin oma esimesed paar nädalat. Jah. No ma ütleks, et suhteliselt sama seis, et väga kedagi teadnud. Õnneks mingid paar inimest olid eelmisest klassist ka, et kedagi sa ikka nagu tead ja kellegiga suhtled. Aga üleüldiselt ma arvan, klassiga me saime tegelikult alguses suhteliselt kiiresti nagu ühtseks, et esiteks ristimine muidugi ja meil oli ka ühe klassi juures selline klassiga koos olemine enne ristimist seal. Nii et ma arvan, et see tõi klassi kokku väga hästi. Mis on need siis, kui te peaksite välja tooma mõne kõige ühtsema momendi, mis te olete klassiga koos tundnud, siis mis see oleks? Ma arvan, et 2 tükki. Esimene on kindlasti ristimine, kus me ikkagi klassiga üritasime pingutada nii palju kui võimalik. Ja teiseks, mul on väga eredalt meeles see, kui eelmise aasta pallil me olime peremehe kandidaadiga siis seal lava peal kõik rivis ja siis hõigati meie klass võitjana välja. Ja siis, kui kogu klass lavale tuli ja me seal suure grupikalli tegime ja hakkasime karjuma E23, see oli väga armas hetk. Ja mul seda viimast isegi praegu ei meenunud, aga tõesti see võis ka olla. Ja ma ütleks ka ristimine. See oli selline algusest peale kohe kombavaim. Et eredamad mälestused on siis nagu algusest poolt, et need ei ole uusi juurde peale tulnud? Ma ütleks, et pigem küll, jah. Kas see on nagu õppimise pärast või te lihtsalt ei ole korraldanud midagi klassiga? Ma ütleks, et me pigem ei ole väga klassiga korraldanud ja kindlasti õppimise mõttes ka. Ja 11 klass on päris karm selles suhtes. Mahukas. Jaa. Olgu nii. Ristimisega saite nagu juba siis võib-olla selle mingit oma klassivaimu tekitada, aga kuidas sealt siis edasi paar kuud hiljem toimus pallikonkurss, et kuidas see nii-öelda ettevalmistus toimus ja kas see nagu läks libedamalt ja niimoodi? No me ikkagi tegime neid proove seal päris kõvasti, nii Tähtvere tantsukeskuses kui ka koolis. Ja ma arvan, et pallikonkursiks ettevalmistumine oli ikkagi nagu natuke lihtsam kui ristimiseks, sest me teadsime üksteist palju rohkem. Me teadsime neid, kes on tegelenud tantsimisega, kellelt nagu abi küsida, kes saavad seda kava nii-öelda aidata teha. Ja muidu ka ma ütleks, et klass oli nagu siis ka nagu ühtsem, et me ristimist ei võitnud, siis nüüd me peame palli võitma. Eesmärk oli olemas. Ja ma ütleks, et meil oli mingi kogemus ka nagu ristimisest juba, et nagu kavade tegemise mõttes just, et siis oli lihtsam üles ehitada ka seda pallikonkursi kava. Kas klassi osalus oli suur? Enamus osalesid või? Pallikonkursil? Ja. Pigem ikkagi ja meil oligi terve klass. Mitte veel terve, aga ikkagi enamus. Ja ka klassijuhataja osales saatanana. See on uhke. Ja me teame, et te lõpuks siis võitsite ka selle palli, ja siis jäi teie ülesandeks järgmisel aastal siis korraldada nii pallikonkurss kui ka pall. Et kuidas te jaotasite enda klassis ära, et kes mida korraldab, et kas see oli ilmselge otsas?
no ilmselge vist ei olnud kohe, et me teadsime vist, et Karolin tahab teha kindlasti. Aga siis jah, see teise liikme nagu otsimine võttis natuke aega. jah, et seal, ma ei mäleta, kas see oli kohe detsembris või jaanuaris, kui me klassi juhataja infominutites selle küsimuse tõstatasime, siis konkursi korraldajad olid kohe kindlalt teada 2 tükki, aga mina olin jah ainuke, kes sel hetkel käe tõstis. Nii et siis sealt. Ja siis pärast kuidagi arutasime ja siis mõtlesime, et miks mitte teha koos. Nii et jah, me jõudsime niimoodi. Miks oli sinu huvi seda teha siis, palli korraldada? Mis tõmbas? Ma ütleks, seal on päris mitu põhjust tegelikult. No esiteks mul ei olnud kindlat plaani, mida ma enda UPT-ks üldse teha tahan. Nii et see oli nagu hea võimalus. Siis ma olen seal, põhikoolis on selline asi nagu loovtöö, eks ole. Ja seal ma korraldasin ka ühe klassiõhtu ja ka õpilasesindusega korraldasime üritusi. Nii et selline korralduse nagu pisik on sees olnud. Ja teades, et meie klass nagunii seda korraldab, et ma olen sellega palli perenaine. Ja ma teadsin, et isegi kui ma ei teeks UPT-na, siis ma oleksin nagunii sellega väga palju seotud. Nii et siis miks mitte nagu kokku panna ja ära teha. Et ära vormistada see. Jah. Okei, aga miks mitte üksinda teha? Üksinda oleks olnud pigem mahukas olen, jah. Okei. Millal hakkas teil siis ettevalmistus, et kui pall toimub detsembrikuus, siis millal miski asi, millal see planeerimine nii-öelda hakkab? No meie hakkasime planeerima ikkagi üsna varakult või aprillis kuskil. Jah, kevadel juba hakkasime otsima sponsoreid ja üldiselt mõtlema, et mis meie see plaan siis on, et mida nagu teha järjest. Ja otsimegi sponsoreid, aga jah, peamine nagu töö ikka käis sügisel, kus me siis panime selle teemaga paika ja esinejad. Põhiliselt aprillis meil oli esimene nii-öelda ööakadeemia, kus me palusime kõigil mõelda nii teemade kui ka esinejate peale ja siis sealt edasi hakkas meie töö tihedam ja siis jah, põhiline oli ikkagi seal sügisel ja natuke liiga hilja. Jah, mõhiasi. Jah. Kui lihtne see sponsorite leidmine oli, et sellega hakkasite siis kevadel tegema või? Kui paljudele te kirjutasite ja kui paljud üldse vastasid? Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me kirjutasime seal pea 120 ettevõttele. Jah, et me saime eraldi ligipääsu eraldi meilile, mis ongi HTG pall, nii-öelda eraldi meil. Ja sealt me siis kirjutasime, otsimisime kõik erinevaid ettevõtteid, mis eelmistel aastatel on olnud ja ka klass sai eraldi öelda siis erinevaid ettevõtteid, mis neile pähe tulid. Ja päris paljud ütlesid ikkagi ei ja päris paljudelt me ka vastust üldse ei saanud, aga 20 ettevõtet olid lahkesti nõus toetama. Ja ma ütleks, et tutvused andsid ka palju juurde. Kas siis nagu klassisiseselt või enda tutvused või? Mõlemad. Okei. Ja kuidas, ma siin hakkan vaikselt siis üksipulgi neid ülesandeid veidi lahkama, aga siis näiteks artistidega, et kui palju üldse varem nagu peaks võtma ühendust ja kui lihtne oli leida teil siis sügisel endale artisti? No me siiski hakkasime kirjutama juba artistidele seal kevadel, et küsisimegi erinevaid hinnapakkumisi. Ja algselt kinnitasime ka ühe artisti, kes meile hiljem ütles, et neil on ikkagi teised plaanid. Nii et siis oligi name drop. Pigem ei hakka. Aga jah, ja siis seal Eigiga me olime ka juba varasemalt suhelnud ning siis seal kuskil suve lõpus me siis uuesti kirjutasime, et kas te olete ikka saadaval ja siis õnneks olid jah. Saime ikkagi siin jah. Aga üsna ikka kevadel on ikka kõikidel esinejatel planeeritud ka juba selleks ajaks, et seda tuleb ka ikka varakult teha. Eriti veel detsembris ka. Jah, et ma ütleks, et meil vedas, et meil saime ikkagi siin sügisel. Kui palju te tegite, te rääkisite, aprillis oli juba üks ööakadeemia, aga kui palju te veel siis nii-öelda selle klassiga nagu ühtselt mingeid ajurünnakuid tegite?
No me tegime ka infominutites ja niisama, aga sellised suuremad oligi siis see kevadel, see akadeemia ja siis oli sügisel. ja kuskil oktoobris. olid need nagu efektiivsed, saite palju ideid teie juurde või mingit nagu aktiivsust? Kevadel oli pigem selline algne ajurünnak, et noh, mingit kindlat nagu otseselt ei saanud, et siis oli palju variante. Aga sügisel me pigem käisime seda liftiruumi seal läbi nende kaunistuste poole pealt ja mõtlesime, mida kuhu panna aga muidu jah, sellist suuremaid ei olnudki, see jooksvalt mingid lihtsad küsimused kuskil tundides ja. Ise on juba väga hästi. Mis ideid teil siis veel laual oli lisaks sellele nii-öelda muinasjutu teemale? No meie top teema oli Charlie ja šokolaadivabrik, mida üllataval kombel ma ütleks, et paljud ei tea. Nii et see on ka üks põhjus, miks me selle ära jätsime. Aga see oli suht kindel teema meil kohe alguses. Jah, see oligi see, mis meil alguses kevadel lukku panime. Aga siis sügisel muutsime ära. Ja siis kolmas mõte oli ka, mis oli Disney multifilmid olid. Siis oli Alice imedemaal ja klassijuhataja pakutud Treffner aastal 2024. See oli nagu, see oli selline nagu pigem naljaga, et no siis ei peaks üldse kaunistama, et teeme nii nagu on. Ja tundub, et see mingi muinasjutu või siuke fantaasiamaailm oli teil vist oli nagu siuke idee kinnisidee veidi? Jah, võiks nii öelda küll, jah. Kui palju nendest ülesannetest, mis siis teile korraldajatele oli antud, oli nagu kindel, et juba oli nagu ette teada, et te peate seda tegema? Ja kui palju te nagu ise panite juurde selles mõttes mõtlesite välja? Eks see ikka, mingid sponsorid, esinejad, need on ikka selline tavaline asi, mida peakorraldajad teevad. Aga muidu ma ütleksin, et see täitsa oleneb sellest, millist palli te korraldate. Et jah, mida te tahate, et seal toimuks ja mis seal peab juhtuma ja nii edasi, et kõik pigem oleneb sellest, mida te ise teete. Jah, aga ma ütleks võib-olla need pisiasjad rohkem, aga näiteks ega oksjon ja kõik see pokkerilaud, see on igal pallil, aga lihtsalt võib-olla kuidagi see, et kuidas seda rohkem korraldada, et see oli rohkem meie mõeldud. Huvi pärast, kui palju oli teie algkapital üldse alguses, mis teile kooli endas? See oli 5-6 tuhat. Jah. Ja millal läks kõige suurem osa sellest rahast? Esinejatele ikka, jah. Et me saime isegi väga odavalt esinema, ma ütleks, et ikka teised esinejad, suuremad esinejad paluvad palju rohkem. Ja eriti vist ansambli nagu bändid, et kui on üksik inimene, siis on odavam. Et päris paljud olidki seal 6000 eurot, nii et neid väga ei saanud lubada, jah. Aga eks me ikka üritasime nagu võimalikult palju nagu, kus võimalik kokku hoida, et saaks suuremaid plaane ellu viia. Siis mis veel suuremad väljaminekud on esineja ja siis on söök, ma kujutan ette, kohviku see või mis veel? Kusjuures kohviku väljaminek oli meil ainult väga vähe, sellepärast et üldise kohvipausi eest me siis ei maksnud. Nii et sponsori näol siis. Jah, et sinna ei läinud isegi nii palju. Aga mis need top 3 siis olid, kuhu raha läks? Olid esinejad, siis oli, ma ütleks, et see fotopeegel või see, mis meil oli. Ja siis üleüldiselt mingid kaunistused, mida me pidime juurde ostma. Mind endast huvitab, et kuidas see oksjoni asjade nii-öelda orgunnimine toimub, et kuidas te üldse lähenete sellele? No algselt me kirjutasime kirja õpetajatele, et traditsiooniline oksjon ja et kas olete nõus toetama ja päris mitu õpetajat kohe kirjutas, et jaa, et davai, et ma annan selle ja ma annan selle ja siis järjest hakkasime ka nagu õpetajate juurde minema vaikselt, et kuule, et me kirjutasime ka, et äkki oleks nagu mõeldav. Ja tegelikult minu juurde isegi paari õpetajat tulid, et jaa, et tead, et ma väga tahaks anda, aga mul ei ole mitte midagi anda, et palju teil neid asju on, et kas on nagu väga vaja või et kas ma mõtlen ikka midagi välja või nagu on okei, et ja pigem ikkagi nagu tulid meelsasti vastu.
et õpetajad on ikka väga vastutulelikud ja Jaa. näitavad ikkagi aktiivsust üles, et jah, kindlasti. et klassides võib-olla endal on nagu raske tavaliselt seda motivatsiooni leida, aga võib-olla õpetajatel, okei, selge. Et ikka ägedaid asju, mäletan neid Saarma, mis iganes see pea värk oli päris äge. Kuidas klassi kaasamine nagu päriselt üritusel õnnestus, et kas oli lihtne neid ülesandeid jagada või pidi kuidagi nagu tagant utsitama, et ikka saaks inimesi kokku kuhugi appi? Kusjuures ei pidanud isegi utsitama, et ma ütleks, et klass oli ikka väga vastutulelik ja tegid kõik meie antud ülesanded väga ilusti ära. Jah, et me tegime alguses ka sellise nagu polli, et igaüks sai panna, mis nii-öelda mis tööd ta teha tahab, et kas siis, ma ei tea, garderoobis, kohvikus ja nii edasi. Ja siis niimoodi palli õhtul käiski vahetustega, et sina pead see kell olema seal ja siis on paus ja siis uuesti seal ja et pigem nagu sellise ettevalmistuse kaunistamisega oli natuke see, et oleks võinud ikkagi rohkem inimesi olla, aga õnneks meil olid B-klassi poisid abiks, siis läks natuke kiiremini. Kui palju te pallikonkurssi osalejatega koostööd tegite või te võtsite neid kui 2 eraldi üritust täiesti? Ei, me tegime ikka päris palju koostööd, et seda palliteemat me ikkagi ju ka panime ka arvestades nendega, et neil peab ka saama mingid alateemad sealt välja. Nii et, põhiline põhjus, miks me üldse teemat nagu vahetasime, oligi tegelikult see, et konkurss ja pall nii-öelda saaks ikkagi olla ühel teemal ja konkursil need teemad saaks nagu välja võtta sealt suurest teemast. Ja korraldamisega aitasime ka neid, kaunistuste ülespanemisega ja üldse ja nemad ka meid, nii et ja osad kaunistused olid ka samad. Mis olid need nagu raskused, mis tekkisid korralduse juures, ettevalmistuse juures? Aega oli väga vähe või et me kuidagi võib-olla ei tajunud nii väga ära, et palju aega miski võtab, et kaunistamine võttis väga-väga kaua aega. Ja oligi see teema nii-öelda hiline muutumine ja see esineja alguses ära ütles ja ettevalmistuste ajal vist nagu otseselt midagi ei olnudki. Pigem olid pallil mingid väiksed sellised, mis natuke andsid peavalu, aga muidu... Mis seal olid? Alates sellest, kui sinna taharuumidesse mingid õpilased sattusid esinejate juurde, kuni siis eks seal ikka mingid asjad olid kadunud ja nii edasi, et... sellised väiksed täpased, mis... Otseselt midagi nagu ei juhtunud, aga... Aga ikkagi natuke segavad, aga ei olnud hullu. Et üldiselt korraldus läks väga hästi, ma ütleks, et suuri epardusi ei olnud tõesti. Kui suur abi teil või kui palju te pidite huvijuhiga läbirääkimisi tegema, kui palju ta teile nagu nõu andis, sest teie teete esimest korda, tema teeb seda, ma ei tea. Ma isegi ei tea. No me käisime väga palju rääkimas temaga, et päris ikka ka selliseid väikseid küsimusi üle küsimus, et kas ikka on niimoodi, et kas me teeme õigesti. Et tema oli ikkagi nagu esimene inimene, kellega me üldse rääkisime sellest pallist, et millest nagu alustada ja nii edasi. Ja ka näiteks meie alguses hakkasime ka kohvikusse cateringi otsima, aga siis me saime teada, et catering üldse ei olegi olnud, et kas on tehtud ise või ongi nagu sponsorite poolt leitud. Ja eks ikka seal mingeid väikseid mingeid küsimusi aja jooksul. Leidsite ta oma ruumist üles või? Pigem leidsime, aga vahel kui väga vaja oli, siis ei olnud. Jah, mul tunne ka, et kui on vaja, siis teda ei ole. Aga okei. Kas mingeid klassisiseseid tülisid ka tekkis, et mingi veidi... Ei tekkinud. Minu arust oli väga rahulik. Kõik kuulasid, mis te ütlesite, keegi vastu ei hakanud haukuma või? Pigem ikkagi kuulasid, jah. Tublit taltsute. Jah. Te enne mainisite, et te täpselt ei osanud ka nagu arvestada, kui palju mingid asjad võtavad aega. Ehk kui mahukad olid need nagu eelmist päevad ja siis kui palju te nagu soovitaksite, et hakatakse enne neid näiteks kaunistusi kas või üles panema? No kaunistusi ei saagi niimoodi üles panna enne, et siin pallikonkursil me osad asjad jätsime. Me isegi arutasime välja nagu palli eelse nädala need tunnid
kui me tegime seda kavandit. Et noh, seal mingi 1. kuni 8. detsembrini see nädalane vahemik, kus me vahepeal käisime 4 tundi kuskil poodides ja oksi otsimas, näiteks Tallinna maanteel asuvas Metsatukas. Siis jah, siis üks õhtu me kaunistasime seal kuskil kella 9 kuni kella 2 öösel. Siis oli vahepeal oli konkurss, siis reede päev enne palli meil oli 12 tundi 4-st 4-ni hommikul. Järgmine päev ka kell 12 tagasi, mingid asjad veel, siis lahkusime jälle kell 4 hommikul, järgmine päev kell 8 tagasi, siis koristasime 8 tundi. Pigem ikkagi elasime koolis need paar päeva seal palli läheduses. Aga kas see kõik oli seda väärt? Kas see, mida te olite ette kujutanud, kas see sai tehtud? Jaa, kindlasti. Ja ma ütleks, et isegi tulemus oli kindlasti parem, kui oleksime kunagi arvanud. Milline oli osalejate poolne tagasiside teile? No eks see pigem üldjoontes oli ikkagi positiivne. Et eks seal ikka mõnele inimesele ei meeldinud see artist ja mõnele see artist, aga üleüldine oli ikkagi väga positiivne. Et võib-olla kõige rohkem negatiivsest oligi võib-olla siis artisti kohta, et ta on võib-olla osade jaoks üsna tundmatu, siis see võib-olla rikkus mõne jaoks palli ära. Seda kontroversiaalsust annab nagu, sedast ei saa üle ega ümber. Ja. Aga lõppkokkuvõtteks, kas te ütleksite, et see palli korraldamine tõi klassi ühtsemaks või siis tekitas just juurde mingeid nagu, ma ei tea, lõhesid või mingeid tülisid? Lõhesid ja tülisid kindlasti tekitanud ja ma ei ütleks, et võib-olla niimoodi otseselt kokku ka tõi. Suhteliselt sama nagu enne. Okei, sai lihtsalt tehtud. Jah. Okei, no ja nüüd liiguksimegi siis sinna soovituste ossa või soovituste nurka ja esimene soovitus olekski siis teie poolt, et mida te siis kogu sellest protsessist õppisite, et mida te võtate kaasa? Et mina kindlasti võtan korraldamiskogemust, et nagu Karolin siin alguses ütles, siis tema on, ta on selline korraldaja, ma ütleks, et ta on palju rohkem korraldanud kui mina. Et kindlasti see oli minu jaoks uus kogemus ja et see, et kui mahukas on ikkagi ühte palli korraldada. Et olgu siis kas või koolipall või mingi suurem pall, siis ikkagi väga mahukas. Ma ütleks, et siiski nende eelnevate üritustega, mida ma korraldanud olen, siis nii suurt üritust ma ei ole kunagi korraldanud sellise eelarve ja inimeste hulgaga ja kõik see, aga kindlasti väga hea kogemus alates siis, ma ei tea, sponsorite otsimisest kuni nii-öelda eelarve pidamiseni välja, et kindlasti väga kasulik. Kas te tulevikus plaanite midagi sarnast korraldada? Ma isiklikult arvan, et ei. Eks näis. Aus vastus. On teil järgmise aasta korraldajatele mingeid soovitusi, mingeid nippe, mis te õppisite? Ja me oleme järgmise aasta korraldajatega me ikka suhtleme nendega ka ja et anname neile ka nippe ja et kirjutasime siin UPT-sse ka just eraldi näpunäited võib-olla järgmistele korraldajatele. Aga üleüldiselt ikkagi teema varakult paika, et selle ümber ikkagi keerleb enamus kaunistustest ja asjadest ja esineja ja üleüldiselt panna nagu paika see kaunistuste plaan, sest et kui meie seal kaunistasime, siis ega me nagu päris täpselt ei teadnud, mida me kuhu paneme, kui aus olla. Et meil olid asjad olemas ja mingid mõtted, aga kuna meil see teema ka vahetus, siis me mõtlesime, et okei, teeme ühtemoodi, aga siis me vist mingi 1 päev, 2 päeva enne mõtlesime, et ei teeme ikka teistmoodi. Ja siis me kaunistasime ringi niimoodi, et okei, paneme selle siia ja selle siia. Et see oli selline natuke. Et pigem selline kindlam plaan ja kindlasti abilisi otsida. Et just nagu kaunistamisega saavad igaüks hakkama, aga pigem selle lava osade tassimisega. Et need on ikkagi rasked, mida sinna võimlasse tuleb viia. No see oli ka teie ehitada siis? Õnneks mitte. Asju pidime tassima, aga siiski lava eraldi meeskond, heli valguse meeskond tegi õnneks selle töö meie eest ära.
ja nii et kaunistuste panemine hoopis, mitte mingi muu korralduslik pool on see, mis tasub läbi muu, ma arvan, läheb suhteliselt sujuvalt ja noh, kindlasti võimalikult palju sponsoreid nagu firmasid läbi küsida, et kes nõus oleks. Et mida rohkem, seda parem. Ja nüüd kõige lõppu veel siuke open mic küsimus ehk lihtsalt mingi soovitus, mingi fun fact, soovitus gümnasistidele kas või? Kui te juba siin olete ja teile on antud sõna. Oi, sellist soovitust ei oskagi nüüd kohe öelda, aga ärge jätke kõike viimasele minutile. See on jah kõige parem soovitus, mis tuleb. Kas või näiteks UPTi kirjutamist. Alustage ikka varakult. Jah. See on see, mida Aime Pungaga räägib iga kord. Vahepeal ikka peaks kuulama võib-olla tõesti rohkem, mida vanemad inimesed soovitavad ja räägivad. Ja kindlasti mingid väiksed, me ise ka lugesime viimane päev enne esitamist oli üle mingid väiksed kirjavead, aga mingi võitjat oli kirjutatud võtjatele, mingid sellised asjad, et ikkagi nagu sõnahaaval läbi lugeda ja anda lisaks juhendajale veel kellelegi teisele, kes ei ole seda varem lugenud. Et saaks nagu uue pilguga üle vaadata. Ma hakkasin kartma nüüd, mida me kirjutasime sinna. Pole hullu. Aga tõmbad kokku otsad. Jah, aga suur aitäh, Karolin ja Pauliina, et te tulite meie podcasti ja meil on ka endal väike sponsor, meil ei ole neid küll 20 tükki ja meil on üks ainus õpilasfirma 4Oats, kes teeb imemaisvaid energiapallikese, et teil jätkuks ka energiat ülejäänutesse päevadesse ja siia kooli lõppu. Ehk nautige. Aitäh teile. Aitäh kutsumast. Aitäh ka meie vaatajatele ja kuulajatele ja loomulikult meie sponsorile õpilasfirmale 4Oats. Näeme juba järgmises episoodis.